Tänapäeval on olemas kaasaegseid linnu, mis olid kunagi osa iidsest Rooma impeeriumist. On maa-aluseid paleesid, on iidseid akvedukte, mis on endiselt töökorras pärast peaaegu 2000 aastat. Ja on terve Rooma linn, mille kõrb neelas endasse enne, kui need taas avastati. Selles videos külastame mõningaid kõige vähem tuntud, kuid kõige hämmastavamaid Rooma ehitisi, mille on maha jätnud impeerium, mis kunagi valitses suurt osa maailmast. Enne kui alustame, palun laikige ja tellige seda videot. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Aitäh ja nüüd alustame. Basilika Tsistern Istanbulis, Türgis. Otse linna rahvarohke osa all asub tohutu veehoidla, mis ehitati Bütsantsi impeeriumi ajal. Türgi ajaloolaste ja arheoloogiliste andmete kohaselt ehitati see 6. sajandil keiser Justinianus esimene valitsemise ajal. Kui laskud pimedatest treppidest alla, ilmuvad järk-järgult 100 marmorsambad, mis näivad lõputud. Rohkem kui 300 sammast toetavad selle laema. Kuna sambad pärinevad erinevatest templitest, pole ühegi samba disain täpselt samasugune. 2 samba all võib näha hiiglaslikku meduusa pead, mis on külili ja tagurpidi. Siiani pole ajaloolased kindlad, miks see sellises asendis on. Mõned usuvad, et sellel oli lihtsalt praktiline põhjus, kasutada seda samba alusena. Kuid kuna selle välimus on müstiline, on see saanud üheks kõige enam pildistatud osaks tsisternis. Ja mis veelgi üllatavam, see ei ole lihtsalt väike tunnel. See suudis mahutada miljoneid kuupjalgu vett, mida toodi linna põhjaosas asuvatest veehoidlatest Bütsantsi inseneride akveduktisüsteemi abil. Üle 1500 aasta tagasi suutsid nad ehitada tohutu maa-aluse infrastruktuuri, mis töötas ilma kaasaegsete masinateta. Täna on see üks peamisi turismiobjekte Türgis. Igal aastal laskub siia miljoneid inimesi, et kogeda selle koha ainulaadset vaikust. Vaikne vesi, hämar valgus ja sambad, mis näivad pimeduses hõljuvat. Ja võib-olla just see ongi põhjus, miks Basilika Tsistern tundub teistsugune kui teised Rooma ehitised. Pula Arena Horvaatias asub see Pula linnas Aadria mere lähedal. Ajalooliste andmete kohaselt hakati seda ehitama 1. sajandil keiser Augustuse ajal, enne kui seda laiendati keiser Vespasianuse valitsemise all. Ja tänaseni on selle välisilme peaaegu täielikult säilinud. Kuigi paljud teised Rooma areenad on maavärinate, sõdade või kivide võtmise tõttu teiste hoonete ehitamiseks kahjustada saanud, on Pula areen peaaegu 2000 aastat vastu pidanud. See on üks väheseid Rooma amfiteatreid maailmas, millel on kõik 4 küljetorni alles. Rooma ajal mahutas see üle 20 000 pealtvaataja. Siin toimusid avalikud etendused, etteasted ja gladiaatorite võitlused, mis olid tol ajal impeeriumi meelelahutuskultuuri osa. Igal suvel toimuvad siin kontserdid, ooperietendused, filmifestivalid ja kultuuriüritused. Selles iidse areeni sees, kus kunagi marssisid sõdurid ja gladiaatorid, astuvad nüüd lavale kaasaegsed esinejad. Sest kui sa vaatad otse esitust, oled ümbritsetud samadest lubjakivi seintest, mida nägid inimesed juba Rooma ajastul. Arhitektuuriekspertide sõnul on üks peamisi põhjusi, miks seda endiselt kasutatakse, roomlaste arenenud insenerikunst. Juba tollal oskasid nad hästi kavandada ehitisi rahvahulkade liikumiseks ja akustikaks. Seetõttu, isegi kui tänapäeval toimub seal kaasaegne kontsert, on ikkagi tunda inseneritöö mõju, mis tehti peaaegu 2000 aastat tagasi. Ja see ongi võib-olla kõige muljetavaldavam asi Pula areeni juures. Villa Romana del Casale, Sitsiilia. Sitsiilia maapiirkonna keskel Piazza Armerina linna lähedal asub villa, mis väljaspoolt paistab nagu tavaline arheoloogiline leiukoht. Kuid selle all on peidus üks maailma tähtsamaid Rooma mosaiigikogusid. Villa Romana del Casale. UNESCO ja arheoloogiliste uuringute kohaselt on siin avastatud üle 3000 ruutmeetri mosaiikpõrandaid. Peaaegu igas villa koridoris, toas ja saalis on värvikad mosaiiktaiesed, mis on loodud juba Rooma hilisperioodil. Ja mis veelgi muljetavaldavam, enamik detaile on endiselt selgelt nähtavad, kuigi möödunud on üle 1000 aasta. Siin on näha stseen metsikute loomade jahist. Erinevatest impeeriumi osadest on siin leopardid, elevandid ja jaanalinnud. Ja on ka stseene, mis näitavad, kuidas eksootilisi loomi viidi Rooma, et neid areeni etendustel kasutada.
On ka mütoloogilisi stseene, mis pärinevad vanadest kreeklaste ja roomlaste lugudest. Jumalad, kangelased, lahingud, mis näevad välja nagu stseenid filmist. Aga kõigi siinsete mosaiikide seas on üks kunstiteos, mida peaaegu kõik turistid kohe otsivad. Seda nimetatakse nüüd bikiinitüdrukuteks. See kujutab gruppi noori naisi, kes kannavad kaheosalist rõivastust, samal ajal kui nad teevad harjutusi ja tegelevad spordiga. Üks viskab ketast, teine tõstab raskusi, kolmas jookseb. Ja selle tõttu olid paljud inimesed üllatunud, kui said teada, et selline riietus oli olemas juba Rooma ajastul. Muidugi ei tähenda see, et see oli kohe tänapäevane bikiini nagu praegu. Kuid see näitab, et Rooma vabaaja kultuur oli palju keerulisem ja arenenum, kui me sageli arvame. Veel üks põhjus, miks see villa on nii hästi säilinud, on loodusõnnetus. Arvatakse, et see mattus maalihke alla keskajal. Selle asemel, et täielikult hävida, kattis muda ja muld mosaiigid, moodustades justkui kaitsekihi ajavihma ja tuule eest. 19. sajandil algasid selles kohas tõsised väljakaevamised ja kui villat järk-järgult välja kaevati, tulid mosaiigid samuti tasapisi nähtavale. Värvilised põrandad, mis näevad välja justkui oleksid eile alles valminud. Nüüd on koha peal ehitatud kõrgendatud jalutusteed, et külastajad saaksid mosaiike vaadata, neid kahjustamata. Ja kui sa seal ringi kõnnid, ei näe sa mitte ainult lihtsat kunstiteost. Garni tempel Armeenia Asati jõe kuristiku ääres seisab Garni tempel. Elegantne ehitis, millel on jooni ja sambad ja klassikaline disain, mida selles piirkonnas harva näeb. Ajaloolaste sõnul on see ainus püstiseisev Kreeka-Rooma stiilis tempel endises Nõukogude Liidu piirkonnas. See ehitati 1. sajandil Bekriisnu, tõenäoliselt Armeenia kuninga Tiridates esimene valitsemisajal. Ajalooliste allikate kohaselt külastas ta tol ajal Roomat ja keiser Nero krooniti ta isiklikult. Kui ta naasis Armeeniasse, oli selgelt näha, et Rooma kultuuril ja arhitektuuril oli tema kuningriigile suur mõju. Aastal 301 sai Armeeniast esimene riik maailmas, mis võttis ametlikult kristluse riigiusuks. Ja selle tõttu kadusid paljud endised paganlikud ehitised aja jooksul. Garni tempel hävis hiljem tugeva maavärina tõttu 17. sajandil. Peaaegu 300 aastat oli see lihtsalt varemetes kaljuserval kuni Nõukogude Liidu ajani. 1960. ja 1970. viisid Armeenia arheoloogid läbi ulatusliku rekonstrueerimise, kasutades kohapeal leitud originaalkive. Nad ehitasid tempi hoolikalt uuesti üles selle endise struktuuri järgi. Ja just sellepärast seisab see siiani dramaatiliste basaltkaljude kohal kuristiku ääres. Timgad, Alžeeria. Kirde Alžeeria mägedes Sahara lähedal asub Timgad. Linn, mille Rooma ehitas peaaegu 2000 aastat tagasi, esmapilgul näib see kaugelt vaadates nagu tavalised varemed. Aga kui sa kõnnid selle laval ringi, märkad, et selle paigutus on ebatavaline. Ajalooliste allikate kohaselt rajas selle keiser Trajan umbes 1. sajandil Pelgras Kristult. See oli asulaks erru läinud Rooma sõduritele. Selle algne nimi oli Tamogadi ja see ei kasvanud lihtsalt loomulikul teel suureks linnaks. Roomlased kasutasid ruudustikusüsteemi, kus teed ristusid täpselt täisnurkade all. Keskuses oli foorum avalikeks kogunemisteks. Seal oli teater, avalikud kümblusmajad, elamurajoonid ja isegi raamatukogu. Teisisõnu, nad ei rajanud sinna lihtsalt sõjaväekolooniat. Nad rajasid täielikult organiseeritud Rooma linna Sahara servale. Pärast araablaste laienemist Põhja-Aafrikas 7. sajandil jäeti linn järk-järgult maha. Aja jooksul mattis selle kõrbe liiv enda alla ja selle asemel, et täielikult hävida, pakkus paks liivakiht kaitset vihma, tuule ja kivide varguse eest. 19. sajandil alustasid Prantsuse arheoloogid selles paigas väljakaevamisi. Ja kui nad ala kaevasid, tulid järk-järgult nähtavale tänavad, millel olid endiselt originaalsed sillutuskivid alles. Uksavad, mis seisavad veel püsti ja sambad, mis on peaaegu vöö kõrgused või isegi kõrgemad. Üks kõige ikoonilisemaid osi siin on Traianuse kaar, monumentaalne värav, mis seisab tänaseni linna keskel. Väljakaevatud põhiplaani põhjal olid siin lugemisalad ja nišid rullraamatute hoidmiseks. On ka kiri, mis ütleb, et selle ehituse rahastas üks eraisik, kasutades selleks väga suurt rahasummat. See tähendab, et isegi kui Timgad asus Rooma impeeriumi piiril, olid teadmised, kirjandus ja avalik haridus nende jaoks endiselt olulised.
praegu on siin vähem turiste kui Rooma paikades Itaalias või Türgis, aga paljude arheoloogide sõnul on see üks maailma kõige paremini säilinud Rooma linnu. Domus Aurea, Italia. Aastal 64 Belcristal põles suur osa Roomast maha selles, mida nüüd nimetatakse Rooma suureks tulekahjuks. Vana-Rooma ajaloolaste sõnul laastas tuli linna mitu päeva ja pärast seda tragöödiat jäi Rooma kesklinnas vabaks väga suur ala, Domus Aurea, või nagu seda rohkem tuntakse, Mero kuldmaja. Selle asemel, et pärast tulekahju see suur maa-ala kohe avalikkusele kasutada anda, lasi Nero sinna endale ehitada tohutu suure eralossi kompleksi. Ja see polnud lihtsalt tavaline palee. Arheoloogiliste leidude ja Rooma allikate järgi oli seal tehisjärv, avarad aiad, banketisaalid, viinamarjaistandused ja väga palju kaunistusi, mis olid valmistatud hinnalistest materjalidest. Pärast Nero enesetappu aastal 68 Pergrensisti püüdsid järgmised keisrid tema pärandit kustutada. Järk-järgult kaeti, lammutati ja ehitati uued avalikud hooned kuldse maja osadele. Nero tehisjärve kohale ehitati hiljem Kolosseum. Teised paleekpleksi osad kaeti avalike termide ja järgmiste keisrite teiste hoonetega ja hiljem kadus Domus Aurea peaaegu täielikult maailmamälust. Diokletianuse palee, Horvaatia. Spliti rannikulinnas asub tohutu paleekompleks, kus inimesed on elanud juba ligi 1700 aastat järjest. Siiani on endise Rooma keisri residentsis sees korterid, poed, restoranid ja kitsad tänavad. See ehitati 3. sajandi lõpus Pegraisnunse keiser Diokletianuse jaoks, kes oli üks Rooma tähtsamaid keisreid, kuigi ta pole peavoolu ajaloos eriti tuntud. Tema viis läbi suuri reforme impeeriumi sõjaväes, majanduses ja halduses ränga kriisi ajal. Tema valitsemise ajal muutus Rooma taas organiseeritumaks pärast aastakümneid kestnud segadust ja kodusõdu. Kui enamik Rooma keisreid suri mõrva, mässu või poliitilise kaose tõttu, siis Diokletianus läks vabatahtlikult erru. See oli üks haruldasemaid juhtumeid Rooma ajaloos. Ta loobus võimust ja kolis tohutusse kindlustatud paleesse Dalmaatia rannikul oma sünnikoha lähedal. Paleekompleks oli nagu väike kindlustatud linn. Seda ümbritsesid paksud ja kõrged müürid, mis olid ehitatud võimalike rünnakute eest kaitsmiseks. Selle sees olid keiserlikud korterid, templiehitised, sõdurikvartalid ja mausoleum, kuhu Diokletianus pidi maetama. Pärast tema surma 4. sajandil kasutasid seda edasi erinevad Rooma ametnikud, kuid kõige suurem muutus toimus mõnisada aastat hiljem. 7. sajandil ründasid sissetungijad lähedal asuvat Rooma linna Salona. Paljud põgenikud pagesid rannikule ja peitsid end palee tugevate müüride taha. Täna on Diokletianuse palee sisemus nagu segu antiik-Roomast ja kaasaegsest Horvaatiast. Seal on turiste, kohalikke elanikke, baare, suveniiripoode ja kitsaid kiviteid, mida kasutatakse endiselt iga päev. Hispaanias Segovia linna südames asub Segovia roomaaegne akvedukt, mida on peaaegu võimatu uskuda enne, kui seda oma silmaga näed. See tõuseb tee kohale sadade kivikaartidega, mis näevad välja nagu kadunud impeeriumi hiiglaslik skelett. Akvedukti kõige kuulsam osa on selle kahekorruselised kaared linnakeskuses. See ulatub peaaegu 190 jala kõrguseni ja koosneb enam kui 100 üksteise peale laotud kaarest. Kuid tõeline inseneriime peitub just nendes kivides endis. Siin kasutati üle 20 000 graniitploki ja arheoloogiliste uuringute kohaselt on need kokku pandud ilma tsemendi või liimita. Kogu konstruktsiooni hoiavad koos vaid täpne lõikamine ja kivide enda raskus. See on üle elanud Rooma impeeriumi languse. See on üle elanud visigootide aja. See on üle elanud mauride okupatsiooni. See on üle elanud isegi Hispaania kodusõja. Ja paljud kivid, mida sa täna näed, on endiselt need samad, mille panid sinna Rooma insenerid. Ja võib-olla on see parim tõestus sellest, kui arenenud oli Rooma inseneriteadus. Isegi nende veesüsteem oli erakordselt arenenud. Võib teha monumendiks. Jerash, Jordaania, umbes 30 miili põhja pool Amanist. Siin näed iidset linna, mis ei ole lihtsalt varemete kogu. See ei ole lihtsalt mõned sambad või lagunenud seinad. See on peaaegu täielikult säilinud Rooma linnamaastik. Rooma ajal tunti seda linna kui Herasa. See oli üks Decapolise liikmetest
mis oli oluline Kreeka-Rooma linnade grupp Ida-Vahemere piirkonnas ning kujunes kaubanduse ja kultuurikeskuseks. 2. ja 3. sajandil Pekrausissur muutus see veelgi jõukamaks tänu kaubandusele ja Rooma impeeriumi toetusele. Üks Hierashi kõige ikoonilisemaid osi on Cardo Maximus, linna peamine tänav. See kulgeb otse läbi linna varemete keskosa ja on ümbritsetud pikkade Korintose sambaredega. Rooma perioodil olid siin kaetud jalakäigud, mis kaitsesid inimesi kuumuse eest, kui nad jalutasid poodide ja avalike hoonete vahel. Hierashi keskel asub ovaalne foorum, mis on üks kõige erilisemaid avalikke ruume Rooma maailmas. See ei ole tüüpiline ristkülikukujuline väljak, mida tavaliselt teistes Rooma linnades näha võib. Selle kuju on ovaalne. Ajaloolaste sõnul võidi see kujundus teha selleks, et ühendada sujuvalt 2 peamist teed, mis asuvad täiesti erinevate nurkade all. Seda ümbritsevad kivist sambad, mis moodustavad peaaegu katkematu ringi väljaku ümber. Kui päike paistab lubjakivisammastele, näib kogu koht kuldsena. 20. sajandil algasid seal ulatuslikumad väljakaevamised ja restaureerimistööd. Siiani kaevatakse veel teisi osi sellest iidsest linnast. Ja arheoloogide sõnul on alles pool iidse Hierashi aladest tegelikult välja kaevatud. Ülejäänud osa asub veel kaasaegse linna all, mis on varemete kõrvale kasvanud. Nii et kui sa täna Hierashis ringi kõnnid, on kummaline tunne, nagu 2 ajastut eksisteeriksid kõrvuti. Rooma impeerium langes juba ammu, aga siiani seisavad erinevates maailma paikades endiselt linnad, templid, akveduktid ja paleed. Mõnda neist kasutatakse endiselt, mõned on peidetud kaasaegsete linnade alla ja mõned ootavad vaikselt taasavastamist. Ja võib-olla ongi see Rooma juures kõige hämmastavam. Nad ei jätnud maha ainult ajalugu, vaid ka ehitisi, mis keeldusid kadumast.